Esmakordselt ühendati Eestis gurmeetoit ja krimilavastus. Kust see idee tekkis ning mida publik seal näha saab, nendele ja mitmetele teistele küsimustele vastavad üks lavastajatest ning peakokk. Tervist, võite julgelt astuda lähemale. Kui on vabu koht, istuge lauda ja mõne hetke pärast algab maailmakuulsa kunstniku Hermes Mansour skulptuuri esitlus. No meie eesmärk oligi teha nii, et see õhtusöök ja lavastus ise moodustaks sellise mõnusa terviku, et ei oleks nõnda, et kõigepealt sööme kõhud täis ja siis lähme teatrit vaatama, vaid need kaks asja on teineteisega väga sisuliselt seotud, nii et põhimõtteliselt ka lavastuse nii-öelda stardikoht algab sellest eelroast ja pärast seda hakkavad sündmused arenema seal samas koha peal just nendes tingimustes, kus parasjagu publik on. Ja kus siis selline idee tuli? See tuli meie suurelt vaimselt juhilt Ristolt, kes siis soovis midagi uut Eesti meelelahutusmaailmale tuua. Ja sealt siis vaikselt hakkas arenema, mis siis lõpuks me jõudsimegi Diana, Pauli ja kõigi teiste juurde Linnateatrist ja täna me siis siin oleme. No eks ettevalmistusprotsess oli selle võrra loomulikult keerukam, esiteks sellepärast, et meil olid juba ka näitemängu kirjutades, et me ise kirjutasime ka näitemängu väga konkreetsed ette antud tingimused ja nii-öelda antavad olud, kust see lugu pidi startima ja ka prooviperioodil ikka meil läks jupp aega enne, kui me saime ajastatud õigesti, et toit külmalt lauda ei jõuaks, et mis hetkel keegi mis liigutusi tegema peab hakkama puhttehnilises mõttes, vajas harjutamist üksjagu, aga ma arvan pärast seda, kui esietendusel natukene jahtunud pearoog lauda jõudis, et pärast seda enam seda juhtunud ei ole, et nüüdseks on kõik ajastused paika loksunud ja kõik peaks ideaalis toimuma hästi. Tegemist suhteliselt minutite mänguga ainult siis ja meie kommunikatsioonijuht nii-öelda, kes siis toimetab nii toidu poole pealt kui ka teatri poole pealt, et siis tema nii-öelda töö ongi see, et ta täpselt õigel ajal ütleks meile, et nüüd te võite hakata toitu serveerima ja siis me seda ka teeme, sest vastasel üle, et toit võib muidu maha jahtuda ja siis on natukene paha. Mis on need toidud, mida ühel kriminaalsel etendusel pakkuda? Oi, need varieeruvad seinast seinat vastavalt meeleolule, aastaajale ja kõigele muule sajale väiksele nüansile veel keskendudes. Et iga etendusega meil on erinev menüü, et ühte samat menüüd me kindlasti ei tee, sellepärast muidu kaob see põnevus ära. Me oleme igal pool rõhutanud, et tegemist ei ole ikkagi osalusteatriga, vaid pigem see etendus toimub publiku sees ja publiku nii-öelda vahel liikudes ja et me nagu kedagi sunniviisiliselt lavale tulema kindlasti ei sunni, et selles mõttes on ohutu eestilik teater. Eestis sellist asja ei pakuta. Ja miks mitte ka nautida head sööki ja samal ka vaadates head teatrit. Et väga lihtne muidugi, et tavalisi restorane meil Tallinnas on siin, ma isegi ei tea kui palju, aga seal selles suhtes mitte mingisugust meelelahutuslikku osa ei ole. Ja mulle isiklikult olen ka ise ühe korra külalisena seal olnud ja väga kihvt oli selles suhtes, et natuke imelik oli küll oma toitu süüa, aga selles suhtes, et aga etendus ja kõik need nii-öelda klappisid oma vahel väga hästi ja ma arvan, et see on väga hea nii-öelda elamus. Ja tähtsam on see, et kui te tulete, siis võtke kaasa hea tuju ja olge kõigele avatud ja püüdke kaasa minna kõigega, mis juhtuma hakkab, et siis on teie enda nauding suurem ja õhtu kujuneb toredamaks.